kaaluda aprill. Päike on sinu seitsmendas majas ja võib hästi esile tuua siis suhted ja partnerlused ja kõik need olukorrad, kus on sul vaja võib-olla rohkem läbirääkimisi pidada. ja, ja võib-olla enam ei saa, et ma loodan, et selle asi paraneb ära või äkki nad saavad ise sellest jutust aru. Ähm, aga see aprillikuu vajab suhtlemisel hästi selgust, ausust ja iseenda sellist nagu vaja on otsast kinni võtta ja jah, ma helistan, jah, ma räägin, jah, ma kirjutan ja võib-olla oled sina see, kes hoopis mõned teised inimesed kokku toob ja lase omavahel selgeks rääkida, et sina oled nagu seal ähm, vahelüli seal. Täiskuu valgustab ka mina ja meie telge ja see on nii nagu see kuu sõnumgi, et kas no kui sa mingisuguses suhtes oled, olgu see partnerlussuhe, intiimsuhe, ärisuhe, millised suhted on, siis võib-olla sa muudkui aga kohandad ennast nagu teiste järgi ja mõtled teiste peale ja täiskuu aitab nagu märgata, et see hea partnerlus tegelikult ei tähenda seda, et üks pool annab rohkem kui teine. Jah, et toob sellise nüansi välja. Aprillis ka veel on päris selline tugev rõhk on ka 6. ja 7. majal, nii et ega need suhted ka ei kao, aga mängu tulevad ka töö ja kohustus ja enda tervis ja kokkulepped, et kuidas sa igapäevaelu tegelikult siis nagu toimib. Kas mingisugune asi on vaja käima tõmmata, jäär aitab ju käima tõmmata siin ikka, mõned töökorraldused on vaja selgemaks teha, et siis see kuu nagu hästi soosib seda. Ja Jupiter toetab sind ka sellise töö ja nähtavuse ja ametialase nagu kasvu kaudu. Et võib-olla ikkagi saadakse aru, kui palju sa oled nagu panustanud ühisesse mingisugusesse töösse või tegemisse. Ja Veenus aitab nagu pehmendada seda sellist intiimset usaldust ja lähedust ja ka ühiseid ressursse, kui rahast rääkida. Et kõik siin hästi nagu kõik süsteemid on nagu partnerlus, ega see raha teenimine on ka rahasuhe, eks ole, sinu ja rahasuhe, nii et see on hästi tugevalt esindatud. Nii et see tasakaal sinu puhul siis aprillikuu võib-olla lühisõnum, et see tasakaal ei ole ainult see, et ma pean kõigile meeldima nagu ja teiste eest ära tegema. Et tasakaal on ikkagi siis, kui sa nagu sead need piirid, et igaüks teeb nii palju, kui ta jõuab. Järgmine on meil Skorpion. Skorpioni kuu põhifookus on ikka seal, kus on päike ja päike on 6. majas ehk siis töö ja tervis ja ikka see igapäevaelu ja hoolitsus ja rutiinid. Siin ei ole ainult see, et sa pead midagi nagu uut alustama ja uut tegema, siin võib olla ka lihtsalt see, et sul on vaja nagu korrastada, sest see on Neitsi maja ja Neitsi tahab ikkagi süsteeme luua ja korrastada ja teha et kuidas saab lihtsamaks teha, et võib-olla siis ongi see, et vaatad, kui palju sa töötad, kui palju sa endast annad, kui palju see selline argipäev sind väsitab, aga võib-olla väsitab ka see, kui sa liiga palju trenni teed ja väsitab ka see, et ma ei tea, et vaatad, kui palju kiloreid ja kalureid ja tähendab, kui palju sa sööd ja kogu aeg sihuke natukene nagu sellist tasakaalustamist ikkagi vajab, et millest sa väsid, jah. Ja täiskuu sõnum ehk see täiskuu aktiveerib ka 6. ja 12. maja, mis nagu seda põhifookustki juba tugevdab, et sa ei saa nagu kinni katta mingisuguseid asju näiteks tööga ja teist ei saa sa kinni katta sellega, et ma olen kogu aeg väsinud. Et
või et ma piitsutan ennast ja ma olen karm ja ma lõpetan ära selle ühe asja ja siis ma võtan veel järgmise, et täiskuu toob sulle välja need alateadlikud pinged, mis sul sees on, et kuidas saab elu lihtsamalt elada, jah. Saturn ja Neptuun täpselt samuti seal 6. majas, et nad tahavad seda korda luua, üks tahab korda, teine tahab tekitada udu või ehk seda, et ei, ma olen siiamaani ju niimoodi hakkama saanud ja küll ma ikka saan ja küll ma ikka teen. Nii et ole tähelepanelik selle töökorralduse ja selle une ja tervise ja igasuguste lubaduste andmistega, et siin ikkagi see Saturn ütleb, et nüüd saab aeg näiteks otsa mingisuguse asja tegemisega või ma võtan just aega selle teise asja tegemiseks, näiteks puhkamiseks. Jupiter toetab sind just selle suurema pildi nägemisel ja võib-olla meenutabki, et me ei pea mingeid asju tegema lihtsalt tegemise pärast, et me oleme seda kogu aeg teinud. Et ta aitab võib-olla näha neid teisi väljavaateid, et teeb ikkagi need aknad suuremaks ja teeb uksed lahti, et vaata, mis maailmas veel on. Ja Veenus võib tuua kaasa ka selliseid toetavaid vestlusi ja koostöid. Et sama see tööl, et võib-olla keegi ise pakub endale sulle, keegi pakub sulle abi kohe ilma, et sa küsiksid, jah. Nii et Skorpion, mis see kuu sõnum on, et see töö ei tule ainult nagu see jõud, see töö ei tule ainult see, et sina annad sinna jõudu ja sina annad sinna aega, vaid just see, et kui sa oskad seda jõudu jagada, on hoopis parem, et võib-olla siis need päevad saavad siin selgemaks ja keha saab ka rohkem tuge, kui sa ise ennast sisemiselt tervendad. Hambur. Hamburi päike on kuu alguses kohe siin 5. majas ehk siis armastus ja looming ja mängulisus ja lapsed ja südamerõõm. Nii et mis sa tahaksid siis nagu jagada siin aprillikuus, et seda rõõmu ja päikest siin sees on, et aga sa pead ise ka nagu aru saama, et mis see on, mis sulle rõõmu pakub ja võib-olla ongi rohkem seda armastust ja mängulisust sellel kuul vaja. Täiskuu tõmbab käima siis 5. ja 11. maja ehk ongi see, et fookuses ongi see sinu isiklik sisemine põlemine ja siis selline suur lõke, mida sa nagu maailmaga jagad. Et võib-olla pead sa mõne sõpruskonna juures, et kui sa oled kirjutanud luuletusi sahtlisse, noh, see on niisugune näide lihtsalt, et nüüd siis ütled, et ma teen luuleõhtu, et selline tunne, et see täiskuu aitab sul sellel armastusel või loovusel, aitab siis südamest jagada sinu energiaid. Mars, Merkuur, Põhjasõlm, kõik 4. majas näitavad, et ka kodu ja juured ja selline sisemine turvatunne ja tasakaal on samuti aktiivsed. Võib-olla siis hoopis see, kutsud endale seltskonna külla ja seal loed luulet. Igal juhul sellist jutuajamist võib ju rohkem olla, aga ka ümberkorraldusi võib seal kodus olla. Et kuidagi vajab mingisugust sellist muutust või rahulikumat keskkonda see kodu. Veenus pehmendab natukene selle töö ja argielu teemasid, mis üles võib kerkida, aga ma näengi, et siin võibki see tulla, et keegi pakub sulle sellist meeldivat töö jagamist või murede jagamist. Ja Jupiter toetab ühisvara ja sellist sügavamat usaldust ja taipamist, et samas ta toetabki seda, et ei pea nagu üksi kõike tegema. Et mis see lõpusõnum võib-olla aprillil ongi, et loo nagu südamest, et vaata, kus kohas see süda ikkagi sul ärkab ja tahab särada aga püüa seda võimalikult nagu targalt teha. Et see armastus ja rõõm ja nauding ja looming ja kõik tahavad nagu mingisugust ruumi, aga kui see sinu sisse ära ei mahu, siis on sul väljaspool ka seda ruumi vaja. Nii, siis järgmine on meil Kaljukits
Kaljukitse päike on aprillis siis neljandas majas, kodu ja pere ja juured ja turvatunne. Et võib-olla tahadki kodu korrastada, midagi koduse elu juures ümber teha või lihtsalt tahad mõelda oma sisemise kodu peale, võib-olla oma juurte peale, mis on see, mille peal sa seisad. Ja täiskuu valgustab ka kodu ja avaliku elu telge, et võib-olla on see, et kuidas see sisemine elu ja kodune, vaata, kui me võtame, et meie oleme iseenda kodu, et kuidas see peegeldub sinu töös ja nähtavuses ja ühiskondlikus rollis, et kas teised nagu mõistavad sind. Saturn ja Neptuun neljandas majas uuesti annavad kodu- ja pereteemadele nagu ikkagi veel seda energiat juurde, vastutust juurde, samas ka natukene seda tolmu vaiba alla pühkimist ka, et tegelikult ma ei taha selle kõigega tegemist teha. Aga Merkuur ja Marss kolmandas majas toovad välja ka suhtlemise ja kokkulepped, teeb nagu hästi aktiivseks ja võib-olla sellist väikest liikumist rohkem, et kui see Marss hakkab seal või kodus energia läheb liiga ülesse, et siis mine välja jalutama ja mine terve perega, sõitke välja ja minge loodusmatkale näiteks, jah. Veenus viiendas majas toob südamesse sellist pehmust juurde ja soojust ja et vaata, et sa seal üle võlli ei pane, et võib-olla mõtled, et ma hakkan hasartmänge mängima, et see nagu eriti ei sobi. Aga sellist head olemist ja armastust ja hoolivust sinna südamesse võiks tulla. Ja Jupiter ka nagu toetab sind partnerluse ja õigete inimeste juures, et nad võivad sulle väga tugevalt nagu toeks olla ja samas ka sina saad ju teistele toeks olla. Nii et kaljukits, et et sa ei pea alati pürgima sinna kalju otsa, et sinu kodu on sinu südames ja muuda oma südame vundament ja hinge vundament tugevamaks, siis muutub ka välismaailm sinu jaoks kindlamaks. Siis on meil veevalaja, päike on kolmandas majas ja toob esile suhtlemise, õppimise, kirjutamise, sellised väikesed reisid, oma teadmiste jagamine, noh, ma ei tea, hakkad autot ostma või müüma või mingisugust väikest äri tahad ajada, siis siin on võib-olla see fookus on rohkem see, et alati ei pea nagu kõike kohe müüma ja ostma kogu enne infot. Alati ei pea ka õppima midagi juurde, vaid kasutama ära oma teadmised, mida sa juba enne teadsid. Ja üldse, et mida see midagi, mingi info või teadmine, mida see mulle tegelikult päriselt annab ja mida see tähendab. Täiskuu täpselt samuti kolmanda ja üheksanda maja telje aktiveerib, et ongi need väikesed sammud ja suur pilt ja väikesed sammud, kas ma jõuan oma väikeste sammudega kunagi noh, nagu maailma kõndida või kas see maailm mahub minu enda sisse, kui ma nii nagu väikselt liigun. Et see täiskuu nagu toob välja, aga maailm on meie sees. Nii, kuidas me ise lubame sellel maailmal endal sees olla, nii ta on, et võib-olla niisugused sügavamad taipamised tulevad välja mingi vestluste käigus või tõesti et sa uuesti vaatad oma mingisuguse koolituse materjali läbi ja ütlesid, et nüüd ma saan aru, mis siin on nagu mõeldud. Ja võib-olla ka ise suudad kellelegi selgeks teha, et ahah, et see tee viib sind edasi, aga võib-olla soovid ka lihtsalt õppima minna, et sulle tundub, et nendest väikestest asjadest enam tõesti ei piisa. Siis kolmandas majas
on korraga, nagu enne juba rääkisin, on see tegutsemine, aga kuna siin on ka Neptuun, siis see Neptuun on niisugune, et ma tahaksin nagu kõikide eest hoolitseda ja kõigi peale mõelda ja siis ma ei tea tegelikult, mida ma tahan ja kõik on kuidagi niisugune natukene hägune ja udune, aga samas võib neid inspiratsioone ikka ka päris palju tulla. Aga oota, kuhu ma peaksin selle informatsiooniga ja kogu selle tunnetega nüüd nagu jooksma, siis Saturn tuletab ikkagi meelde, et aga pane kirja, räägi läbi, täpsusta, mõtle üle, et mitte midagi ei ole, kui sa teed Exceli tabeli. Jupiter toetab sind tööde ja tervise ja rutiinide kaudu, et pehmendab sellist võib-olla arusaamist, et tööl lähebki hästi, ma olengi tunnustatud ja Veenus pehmendab ka veel kodu- ja pereteemasid ja meenutab, et tegelikult on see kodune olukord on meil väga vajalik, et siis me saame nagu pehmemalt, kui meil on rahulik õhkkond ümber. Nii et ma ei tea, aprilli sõnum oleks siis veepalajale, et mõtestaja, sõnastaja, usaldaja, uurija ja ühenda oma mõtted ja tegemised nagu siis, kui sa soovid, siis suuremateks sammudeks, jah. Et võib-olla see üks mõte ja üks öeldud lause on hoopis suurem, kui sa üldse oskad arvata, jah. Kalade päike liigub teises majas ja toob nähtavale kaladele siis väärtused, raha ja ressursid ja enesehinnangu. Ja see ei ole alati ainult nagu raha teema, et siin raha on ka energia, jah, et siin pead nagu vaatama, mida sa tahad nagu päriselt kasvatada, et kas sa tahad seda tühja kõhtu kasvatada või sa tahad, et mul hoopis on jalad maas või ma tahan, et mu süda on avatud. Et siin nagu see põhifookus on see, et see enesehinnang, läbi mille, kuidas sa iseennast hindad, mis asi see on üldse? Kuidas sa nagu, kuidas sa näed seda, et suur maailm, kuidas tema hindab, on ju? Kuidas ühiskonnast, mida üldse ühiskond hindab, on ju? Millised väärtused ühiskonnas on, et võib-olla see väärtuse küsimus on siin. Ja täiskuu täpselt samuti võib nähtavale tuua siis minu ja meie ja isiklikud rahad ja ühised rahad, aga seal on ka niisugune turvatunde ja usalduse küsimused, et kõik niisugune nagu sisemine selline tarkus ja saladus ja rahaline emotsionaalne side vajab nagu sellist ausamat pilku ja võib-olla täiskuu toob selle ka välja. Merkuur ja Marss esimeses majas annabki hoogu võib-olla mõtetele, tegudele ja sõnadele, võib-olla sa soovidki rohkem rääkida, rohkem ennast näidata, selgitada, mis sul sees on ja midagi täiesti nagu muuta, sellepärast et Marss on ikkagi see, et hakkame nüüd tegema ja kogu aeg ei pea jutustama, aga pane siis tähele, et sa siin kedagi nüüd siis survestama ei hakka, et minul on ainult õigus ja mina tahan niimoodi teha ja teisi ma ei kuula. Jupiter toetab sellist sisemist loomingut või noh, loomingut mõeldakse meil sageli, et noh, et siis, kui ma nagu maalin pilti, et siis on see nagu looming. Aga kõik, mis me teeme, on looming, et see, mis sa nagu sisemuses tunned, et sellist südamest tulevad rõõmuhetki, see Jupiter toetab, et olgu see, ma ei tea, lastega tegelemine või ise looduses käimine. Ja Veenus toetab ka sind nagu suhtlemise ja sellist rahuliku vestlusega siis sellel aprillikuul. Nii et lõppsõna oleks võib-olla see, et need väärtused tahavad ülevaatamist, mida sa ise väärtustad, mida ühiskond väärtustab ja mis asi on üldse väärtus kui selline. Aga igal juhul see aprillikuu nagu ütleb, et ära ka lahustu nagu sinna teiste vajaduste sisse või et enne teiste unistused ja enda unistused, et pigem on ikkagi see, et minu unistused kõigepealt.